Tere! Täna on see eriline päev, kui ma tulin ooperisse. Aga võib-olla te küsite, mis on ooper? Võib-olla mõned teist ei ole ooperis veel käinud, võib-olla nad sooviks, aga ei julge, ei tea valida. Siis on, ma arvan, õige hetk, kui me räägime ooperist. Mis on ooper? Ooper on selline lavateos, kus kõige tähtsamal kohal on muusika. Näitlejateks on lauljad ja kogu lugu või tekst esitatakse lauldes. Lauljaid saadab orkester. Orkestrit juhatab dirigent. Kui te tulete ooperisse, siis te saate fantastilise elamuse kõikidest kunstiliikidest, mis üldse olemas on. Laval on uhked dekoratsioonid, imeilusad kostüümid, kasutatakse valguskunsti. Mõnikord on ooperis ka videokunst ja ooperis võib näha lisaks laulmisele, kuulda näha lisaks laulmisele ka koore, mõnikord balletitantsijaid, mõnikord lihtsalt tantsunumbreid. Nii et kõik ilus, mis olemas on, see on kõik koos ooperis. Helilooja on see inimene, kes kirjutab muusika ooperile, aga ei saa kirjutada ühte head muusikat, kui ei ole lugu. Ehk siis peab olema lugu ehk dramaturgia ja see inimene, kes selle kirjutab, on libretist. Ja tegelikult on isegi nii, et kõigepealt peab olema hea libreto ehk ooperi lugu, siis saab helilooja alles sellele imeilusa muusika kirjutada. Kui te nüüd tahate natuke lähemalt teada saada, mis ooperis toimub ja on toimunud 400 aasta vältel, siis tulge minuga kaasa. Ooperi tekkimine on tegelikult seotud juba Vana-Kreeka tragöödiatega. Juba üle 2500 aasta tagasi kasutati nendes uhketes näitemängudes muusikat. Hiljem, renessansajastul, olid aga väga populaarsed uhketes õukondades mängida Rooma näitemänge. Need olid mütoloogilised, raskepärased, suursugused ja ilmselt ka natuke igavad. Ning et rahva tuju natuke parandada, pakuti vahem aegadel selliseid kergemaid laulumänge pillide saatel. Lõpuks osutusid need nii populaarseks, et neid hakati armastama rohkem kui raskepäraseid tragöödiaid. Niimoodi areneski välja ooper. Esimene ooper ei ole nüüd säilinud, aga üks väga oluline nimi tasub meelde jätta. Claudio Monteverdi. Ja tema kirjutatud Orpheus 17. sajandi alguses on siiamaani mängukavades. Ta on säilinud ja teda esitatakse. Ma kujutan ette, et selline alguse suursugune mütoloogiline ooper võis välja näha nagu Sõrmuste isand. All'inferno non già Ooper arenes välja barokkajal ehk 17. sajandil. Alguses oli ta muidugi selline eksklusiivne valitsejate jaoks. Valitsejad said oma õukonnas oopereid esitades näidata oma võimu ja suurejoonelisust. Hiljem alles hakkasid arenema välja üldised ooperimajad Veneetsias. Esimesi oopereid kutsuti tõsisteks ooperiteks ehk operasseeriateks. See on itaaliakeelne sõna ja see tähendas seda, et teemad olid jällegi mütoloogilised, inimkauged, sümbolistlikud. Ja üks ooperi helilooja, mis barokkajast võiks teil kindlasti meelde jääda, on Georg Friedrich Händel. Üks kuulsamaid ooperi heliloojaid võib öelda sellel ajal. Ja tema oopereid on ka meie majas mängitud, nii et võib-olla mõni teist on näinud ja kuulnud. Kuulsad lauljad
barokkajal olid kastraadid. Te uurige välja, mis see sõna tähendab. Aga sisuliselt olid need mehed, kes suutsid laulda kõrgelt nagu naisterahvad. Ja nende hääleulatus oli imeline ja nende tehniline meisterlikkus oli suurepärane. Neid käisid inimesed kuulamas nii palju kui võimalik. Loomulikult olid ka naised ooperites ja nii kujunesidki välja terminid primadonna ehk esimene naine, esimene lady ja prima uomo ehk esimeeslaulja ooperis. Kuna muusika ja aariad olid pikad ja suursugused ja kaunistuste ja kadentsidega ja imeliste variatsioonidega, siis iga õhtu võistlesid lauljad omavahel, kes suudab kõrgemalt, kiiremini, kaunimalt laulda. Ja pälvisid sellega publiku suure aplausi. Nii et iga aaria lõpus, kui laulja oli oma variatsioonid suurepäraselt esitanud, võis aplodeerida. Ja mida rohkem, seda uhkem. Seda võib teha ka tänapäeval. Nii et kui teile meeldib kellegi esitus ooperis, siis plaksutage. Barokkajastu ooperid olid väga suurte ja uhkete lavakujundustega. Mõnikord olid laval hobused või mingid muud loomad. Tihti peale laskuti taevastest sfääridest alla ja ilmselt juhtus ka palju õnnetusi, sellepärast et tehniline külg ooperimajas ei olnud kindlasti nii hästi arenenud, kui see on praegu. Ja vaatame korraks, kuidas võis välja näha tolle aja etendus. Ooperis kasutatakse enamasti kahte liiki laulmist. Üks on retsitatiivne ehk kuidas anda edasi kõneteksti, informatsiooni lauldes, me võime seda ka praegu teha teiega. Ja teine liik on meloodiline, kus kaunite meloodiate viisidega antakse edasi emotsiooni. Ja kui me räägime ooperist, siis tavaliselt me räägime numbriooperist. Mida see tähendab? See tähendab, et ooperis on muusikalised numbrid eraldi seisvad, mõnikord siis retsitatiividega, nagu ma eelnevalt rääkisin. Ja need omakorda jagunevad näiteks, kui laulab inimene üksi, laulab laulja üksi, siis see on aaria. Kui on 2 inimest, siis on duett. 3 inimest, siis on trio. Kui on juba 4 inimest, siis on kvartett, 5, kvintett, 6, sekstett, septett, oktett ja nii edasi ja nii edasi. Numbriteks võivad olla ka tantsunumbrid ja koorinumbrid. Ja üks selline fantastiline numbriooper on Mozarti ooper Figaro pulm. Ja meil on võimalus vaadata ühte imelist ansamblit selle ooperi lõpust.
Nagu kõik asi siin elus areneb, nii ka ooper. Ooper on läbi teinud väga palju reforme, muutusi nii muusikaliselt kui sisuliselt. Teda on lihtsustatud, siis on teda uuesti tagasi keerulisemaks arendatud. Ja kui ma siin rääkisin enne tõsisest ooperist, siis hiljem hakkas arenema koomiline ooper. Ja seda just sellepärast, et lihtne rahvas saaks lugudest aru ja et tegelased oleksid nende endi seast ja et oleks palju naeru ja natuke vähem surmasid. Ja üks selline fantastiline koomiline ooper on meil ka sügisel plaanis ja selleks on Donizetti Don Pasquale. Ja meil on üks tore näide sellest ooperist, kui kiiresti võib laulda. Ehk siis, kui te näiteks suudate öelda imekiiresti valge lehma saba, musta lehma taga, musta lehma saba, valge lehma taga, siis teil on võimalus saada ooperi lauljaks. Dottore Don Pasquale Don Pasquale Kui me räägime 19. sajandi ooperist, siis me räägime tegelikult romantilisest ooperist, mis on ilmselt kõige populaarsem ja armastatum ka praegusel ajal inimeste seas. 19. sajandi algus aga tähistab sellist ajajärku, mida Itaalia ooperis nimetatakse bel canto ajastuks. Otsetõlkes tähendab bel canto ilus või kaunis laulmine. Sisuliselt tähendabki see seda sama. See tähendab, et Itaalia laulukunst saavutas oma kõrgpunkti just sellel ajal. Ja see tähendab ka seda, et muusika areng ooperis sai uue hoo ja stiili. Peale bel canto aega, kuskil 19. sajandi keskpaiga poole, arenes ooper dramaatiliseks lauluteatriks. See tähendab seda, et kaunite meloodiate kõrval oli täpselt sama tähtis väga jõuline, väga ehe, väga reaalne lugu või süžee. Ja selliselt areneski välja romantiline ooper, mis räägib tunnetest tavaliselt. Enamasti on ta kahjuks kurva lõpuga, kuid ta läheb inimestele väga hinge. Ja üks selliseid ooperi heliloojaid, kelle nimi tasub kindlasti meelde jätta, on Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi kuulsaid dramaatilisi oopereid mängitakse igas ooperimajas. Ja samuti meil. Võib-olla mäletate veel Rigolettot. Praegu on meie mängukavas ka Traviata ja jaanuaris ootame me kõik Trubaduuri esietendust. Nii et tere tulemast!
Kuid siiski, miks on ooper nii eriline? Miks ta mõjub nii liigutavalt? Me võime mõelda niimoodi, et kui te vaatate mõnda ilusat pilti või maali, kas te olete kunagi nutnud? Mina ei ole. Filmide vaatamise puhul on tulnud ette, aga ma olen palju nutnud ooperis. Aga teate, teeme ühe katse. Ma loen teile Puccini ooperist Tütarlaps läänest Johnsoni hüvastijätu aaria enne, kui teda hakatakse hukkama. Ja pärast te näete seda sama aariat ja kuulete seda sama aariat ühe tenori Jose Cura esituses, kes muide lavastas selle sama ooperi meie majas. Nii et teil on võimalus seda vaatama tulla. Las ta usub, et ma olen kaugel lunastusteel. Las ta ootab mind, kuid ma ei tule. Minni, mu eluõis, Minni, kes hoolis must nii väga. Kui te otsustate ooperisse tulla ja mingil põhjusel pärast ooperi külaskäiku te mõtlete, et võib-olla pole minu jaoks, siis päris kindlasti ärge tehke sellist otsust nii kiiresti. Nagu täpselt samamoodi kinoskäigu puhul. Kui te kujutate ette, te lähete esimest korda kinno ja midagi teile ei istu, siis ei jää see teie viimaseks kogemuseks. Täpselt samamoodi on ooperiga. Sest oopereid on erinevaid, lugusi on erinevaid, muusikat on erinevad ja ma olen täiesti kindel, et igaüks leiab siit midagi endale sobivat. Ooperisse tulles peaksite ostma kindlasti kavalehe või programmi. Miks? Esimene põhjus on see, et enamasti mängitakse ja lauldakse oopereid nende originaalkeeltes, mis tähendab võõrkeeli. Juba seda esiteks, see võib olla itaalia keel, see võib olla prantsuse keel, see võib olla saksa keel, vene keel. Ja kuigi väga paljud teist kindlasti räägivad mõnes nendes keeltes, siis teine põhjus tuleb sealt, et kogu tekst ju lauldakse ja lauldakse väga erinevatel kõrgustel. Ja seetõttu on tihti väga keeruline aru saada, millest täpselt jutt käib. Kui te olete süžeega ja looga tuttav, siis te saate väga rahulikult jälgida ja nautida seda, mis toimub laval ja kuulata imelist muusikat, ilma et te peaksite kogu aeg jälgima subtiitreid. Igal õhtul tulevad siia teatrisse teie jaoks ooperit ette valmistama nii lauljad, solistid, koor, orkester, dirigent, aitavad grimeerijad, riietajad, lavatehniline meeskond, selleks, et iga kord luua ooper, mida te saate nautida. Ja seepärast on ilus traditsioon, et ooperisse tulles te paneksite ennast ilusti riidesse. Kas selleks on kaunis kleit või kostüüm või meesterahvastel poistel ülikond, see on juba igaühe enda valik. Ja miks? Sellepärast, et see on nii suurepärane ja kaunis maja. Mõned ooperiteatrid on täis kulda ja sametit. Ja teisest küljest on jälle see, et kui te harmoniseerute selle keskkonnaga, siis te saate ise osaks ooperietenduse imest.